No tere, mu kallis vaatajaskond, jälgijaskond ja vainot ka vihkajaskond. Tänane video on sisult siis kokkuvõttev. Just selle aasta kokkuvõttev, mis toimus siis 2025 aasta. Olgem ausad, et selle kohviku alustamisega ei ole olnud trillalla-trullalla ja nipsust ja kohe kõik töötab. Ja ma ütlen ausalt, ma olen siin nutnud, ma olen olnud magamata, ma olen vajanud isegi hingeabi, et püsida pinnal. Aga täna on see asi muutunud. Kõik mu sees mured, kõik nutud, kõik isegi vihahood, kõik on asendanud praegu tänutundega, tänu ja rõõmutundega. Kellele olla tänulik sellel aastal? See nimekiri on pikk. Alustan Janast. Just Jana oli see, kes ütles, mis sa passid siin tühjas ruumis, hakka tegutsema, võta kätte, teavita, hakka kas või, ma ei tea, pirukaid müüma, et lihtsalt tegutse. Ja Jana oli see, kes organiseeris ja laenas mulle siis kohvimasina, termokohvimasina, sest mina tulin algul siia ruumidesse, tühjusesse. Võtsin kaasa kodust oma mõned mööblitükid, mõned potipannid, mille peale abikaasa muidugi kodus naeris, et näe, nüüd peab panni ka kodust minema, millega siis süüa teha on ja. Siis teiseks Alla, meie kallis Alla Sindist pagarist, nagu nõu ja jõuga, rusikas püsti, ära alla anna, sa oled nii tubli. Nende sõnumitega ja ime maitsvate kookide ja pirukatega oli tema just see, kes võimaldas mulle neid siin enda kohvikus müüa. Iga hommikul läksin tema juurde, võtsin head paremat kaasa ja siin ma olingi tühjas ruumis, võib-olla üks laud äkki oli, istusin, müüsin pirukaid, kohvi ja teed. Ja ei olnud klientegi, nii et põhimõtteliselt need pirukad ja igasugused küpsised me kodus mehe ja lapsega ise ära sõime on ja. Aga ikkagi see, et sul on kuskilt ju võtta ja seda edasi müüa, no see on ju, mis see siis on ja, see on ju kõige parem alustus üldse. Kui kunagi keegi tahab alustada on ja, et otsi enda ümbert üles kõik need, kes midagi teevad, koonda nad ja vaila on ja. Janek, minu armas kallis Janek, tänu temale tulid mulle hopsti fritüürid siia majja, sain hakata friikartulit tegema, burgerit tegema on ja. Mariannekene, kallikene, kes istus meil siin tunde. Kui algul oli kui ma panin oma kõik selle poweri just selle taaskasutuse peale. Ta istus siin tunde ja lõikas kääridega väikseid paberiribasi, vaata nende hinnasiltide jaoks. No tohutu panus, tegelikult see on tohutu panus. Ja mul polnud talle isegi maksta selle eest mitte midagi. Ma isegi mäleta, või vähemalt loodan, et ma tasuta paar burgerit ikka tegin talle. Helle, minu armas Helle, ma ei oleks siin köögis alguses üksi hakkama saanud. Just Helle oli see, kes tuli, ütles, ma ei taha mitte midagi, paneme selle kohvika sul käima, pani põlle ette, kult kätte ja oli olemas. Tema oligi mu esimene kokk siis, kellega me siin rühkisime, tegime. Küll istusime siin tühjades ruumides, kõigutasime jalgu, siis pärast suure potitäie süüa jagasime siis 2 pere vahele ära. Seegi oli palk, on ju. Aile, kes tuli, oli nii lapsehoidja kui ka baaridami ametis meil alguses.
tohutu tänu sulle, kallis. Brita on siis meil Leenu sõbranna ja tema tuli aitas alguses last hoida. Hämmastav on see, et praegu hetkel seda last ei olegi vaja hoida mul. Sest ta on nii rahulik, ta on oma ette, tal on nüüd siin mänguasja nurk, temaga kõik hästi. Pigem see, et algul oli siuke nutune, pigem see tuli kõik minust endast tuli see. Sest kui sa tunned ikka, et ema on kogu aeg ärevil, ema nutab, ema ei ole ema ise, siis tegelikult ega sa ka ju tegelikult päris nagu, sa ei suuda ka siuke apaatseks jääda, on ju. Aga siis oligi, sellel hetkel oligi mul kõige rohkem lapsehoidjat vaja, et elada ise siis köögis sisse, sest olgem ausad, ma olen kunagi ainult köögiabi olnud. Ma ei ole paberitega kokk, ma olen tavaline kodukokk. Kuidagi see, kui sa kodus süüa teed oma perele, see on kuidagi teistsugune, teed ära, on ja, no mitte seda, et sa nagu, on ja, mitte nagu ükskõik mida viskad ette, ikka teed ju kõik parema, aga kuidagi see suurem tunne siin sees, see vastutus ja see ärevus sees, et aga ma teen ju klientidele, ma teen ju võõrastele inimestele ja sa tahad teha ju ikkagi kõige paremas pildis. Et kuna ma ju väga-väga armastan oma tööd, ma väga-väga olen armastama hakanud oma kliente, püsikliente, no need on nii toredad inimesed, neid annab mitte armastada, siis sa tahadki ju tegelikult endast maksikumi anda, on ja. Ja sellepärast oligi see, et võib-olla see ärevus oligi see, et tahaks anda, aga siis on see ka nagu hoiad seda last, on ja, siis sul on scrollid mõtted peas, et kus ma nüüd selle kuu üüri raha saan, kus ma need rahad ja asjad saan, sest et sissetulek oli ju tollal täitsa 0, ma ütlen ausalt, 2-3 kuud oli 0. Ja see väike rahagi, mis tuli, sellega siis toetasin siis ikkagi oma inimesi. Nii, kelle juurde me jääme nüüd? Urmas on meil see mees, tänu kellele on mul kraanikausid siin õigesti paigutatud. Nad on seal, kus nad olema peavad ja kõik ongi hästi. Et Urmas kasvatab ise, tal on mahekasvandus. Kurki tomatid, niimoodi, et suvel ma sain sealt väga ilusad tomatid, kurgid ja need on väga maitsvad ja neid ma jagasin ka klientidega. Vardost rääkides, siis ma räägin Vardo Rohtmetsast. Tänu temale on mul elekter siin korras. Pistikud, mis enne puudusid, need on nüüd olemas. Tema laenas siia igasuguseid mõnusaid siukseid diskokerasi mulle ja midagi veel. Praegu hetkel ei tule meelde, aga ma tean, et kõik, mis oli retroga seotud, tema on need ka siia majja tõi. Raigo. Tänu Raigole on veetud päris palju asju meile siia ja ega Raigo õdegi siis tänamata ja tema tõi meile saatis siis ühe laualambi siia. Nüüd on lastenurk meil nii hästi ikkagi valgustatud, ka hea hubane. Minul on praegu hea hubane olla. Ma ei tea, kas see videos tundub nii, aga need, kes teavad ja on käinud, siis nad teavad, et tegelikult siin purgas meil on hea ja hubane olla. Ivar on aulimees. No jumal hoidku. Ta on nagu kuldsete kätega mees. Ta on nagu samamoodi nagu teised siin mehed, keda ma mainin tulen ja ka tulevased mehed, keda ma mainin. Kõik on head, kuldsete kätega. Et Ivar on ka tulnud. Kuule appi, mul on näiteks restil vaja sinna vee ära jooksmiseks mingit paari auku vaja. Juba tuleb. Et tänulik, ma olen hästi tänulik. Auli pere juurde jõudes, siis Auli ema. Tema saadetud haugid. Jah, haugiga on see teema, et ega tema see üksinda ei teinud. Et tema koos Kallega siis on ja puhastas möllas ja tõi. Sai siin haugi kotletti teha, päris hea oli. Või see, vabandust, haugi kotletti ma teen uuel aastal, sest mul on paar suur brisket on sügavkülmas, aga tegin haugi sülti ja see oli väga-väga hea.
ja Auli ema on väga hea suhkrupagar, et tänu temale tulidki need, mäletate, need mahlased, mõnusad koogid. Nii et paar klienti tulidki juba selle peale, et nad nägid seda videot, kus ma seda küpsisetorti siis nagu promosin. Juba taldrikud olid, see oli nii armas, kus taldrikud olid ees. Palun mulle kooki. Ja need hetked on nii ilusad siin majas. Allan on see, tänu kellele mul on siin 1-2 lampi retroajast ja on veel asju, nõusiga. Allan on ka hästi siuke, on toonud ja tohterdanud ja meie pesa siis vürtsitanud siis nagu nõudega ja mööbliga. Mööblist rääkides samamoodi hea, et Ivar ju ka, Ivar ja praegu on vastuse võlgu kellega koos, nad tõid siis ju meile lauad ja toolid juurde. Klientuur kasvab ka siis nõudlus toolide ja laudade järgi. Kevin, sina ju tead, et sa oled üks mu lemmikuid, on ja. Kevin on toonud, viinud, minu meelest algusest peale, küll aitas tuua stangede jaoks puitmaterjali, mööblit on aidanud tuua, edasi-tagasi sõitnud, samamoodi ka elektrit siin teinud ja parendanud meie olukorda. Karl ja Fred, teid ma tänan ikka päriselt ka siiamaani. Ma mäletan, kui ma auto ei läinud käima ja ma keset liiklust lihtsalt seisin, mitte keegi appi tulnud. Ma helistasin Pärnust ja te Sindist nagu reageerisite nagu välgud ja see täitsa tore seiklus oli koju saada. Küll see slepikõis 2 korda keset suurt liiklust ju andis alla ja koostöö mõistes. Et koju me saime ja see suur tänu teile nagu samamoodi Karl on ju aidanud ju midagi on vaja tuua, näiteks kas või ütleme see süntesaator on ja ta on ikka olemas ja tulevad ja teevad, et superherood. Ämmale, äiale suured tänud. Nüüd on tänu teisel korrusel, rõdukorrusel ka ilus laualamp meil olemas. Ja keda ma veel tänan? Tänan Elmar Leppa. Tänu temale on mul nüüd ekraani peal jooksevad pildid vanast kohviku ajast, kuidas see algul loodi. Et härra Elmar oli siis nõus mulle saatma pilte ja nii ongi. Et need inimesed, kes mu ümber on, ma ei hakka rääkima üldse Kairest, ma ei hakka rääkima Aulist, ma ei räägi oma tütrest Leenust ja oma abikaasast Raimost. Nemad on algusest saadik mind toetanud. Tänu Kairele meil siin retropesas kõik särab. Tema on see inimene, kes käib nii tihti kui vaja ja teeb ära suur puhastuse. Me Auliga ja Leenuga igapäevaselt ju muidugi koristame, see on täiesti elementaarne ja köök peab olema nagu prillikivi, aga just see, et kuhu minu võim peale ei hakka vahepeal. Et põrandaid pesed küll on ja ilusti pesen ja seinad, aga Kairekene tuleb ikkagi oma spetsiaalsete asjadega ja teeb veel sellele, paneb pindi peale. Auli. Teate, Auli on see inimene, keda on võimatu mitte armastada. Ma mäletan seda hetke, kui ta astus meile kohvikusse sisse. See oli see tunne, nagu ma oleks eluaeg teda tundnud. Minu inimene. Ta korra vaatas ainult, kuidas teha ja hakkas juba ise tegema. Tõk. Ja hetkel ta teeb ka neid asju, mis ei ole tegelikult vaja tema teha. Ta lihtsalt teeb ja see ei ole see, et teen siis aina, tiksun selle aja ära siin, siis tõmban koju minema.
see trupab ja see soojus. Esimesed päevad, see on ju loogiline, et mitte ma ei kontrollinud, vaid sa ikka pead ju jälgima, mida su töötajad teevad. Ja ma kuulasin, kuidas ta rääkis klientidega. See südame soojus, see ärakuulamine ja see viisakus. Ta nagu ongi sündinud siia. See hetkel oligi see tunne, et Auli ongi sündinud siia ja elu viis meid kahte kokku. Sest see inimene, ta on siuke mõnus, pisikene inimene, aga see süda on tohutult suur. Mina ei tea, kuidas selle inimese sisse see suur süda ära mahub. Et ja mu tütar, kes tegelikult käib praegu mujal tööl, ta tuleb iga oma vabast ajast ja oma vabast tahtest mulle siia appi. Ta ei tule nõudma. Emme, viska nüüd pappi ka, on ja. Ta tulebki, ta on olemas. Vahepeal jääb hiljaks. See on ju täiesti okei, sest inimene töötab ju tegelikult poole ööni või hommiku varatundideni. Läheb koju paar tundi magab ja tuleb ikkagi ema läppi. Oma perekonna juurde jõuda. Ma alati tahan nagu naljaga teha, et ma Raimost midagi üldse ei räägi. Aga olgem ausad. Tegelikult ju esimene asi, kui ma ütlesin kunagi enne lepingut, ütlesin, kas ma üldse seda jama vaja on. Kas mul on ressursse, kas mul on seda jõudu. Raimo ütles, riski. Kui sa ära ei tee, siis ei teagi. Proovi. Pulli pärast. Teeme ära, vaatame. Samamoodi tema vabad päevad on ju kõik siia läinud. Küll riideboksi ehitustele, küll mööbeldamisele, küll seina siis aukude tegemine, sest siin on kips seinad, no proovi sa mingisugune asi siis rippuma saada, tegelikult ei saa. Siin peab ikka päris kõvasti võimlema. Ja olgem ausad, et eks kui minul ju algul ei olnud ju võimalust isegi üüri ega midagi maksta, siis tegelikult ega tema firma, et firma alt siis maksime ka nagu üüri. Ei, ärge nüüd valesti aru saage, retro.täisühing ongi see, et täisühingusse kuulub mina eraisikuna, kuulub minu tütre firma ehk siis Modern Recycling, mis on siis suunatud pigem nagu taaskasutuse peale ja Raimo firma ehk siis see kivifirma Rocketdorf, et see ongi täisühing. Aga mul endal on olnud vahepeal halb tunne, et miks, et ma ise tunnen, et ma teen kuidagi nii vähe on ja Raimo teeb nii palju, sest kivitöö ei ole kerge. Üks kuradima meetrine äärekivi kaalub alla 80 kilo. No tõsta neid päev otsa. Ja kui sa neid tõstad päev otsa, 2 päeva, 3 päeva, et sa selle raha pead ära panema kuskile mujale, et sa ei maksa seda endale palgana välja, vaid sa paned oma mingi, mitte oma mingi, vaid oma naise mingisugusesse järjekordsesse mingisugusesse, ei oskagi öelda, millesse siis. Aga see usk on olnud tal tugev. Raimo usk sellesse kohvikusse on olnud tugev. Sest et ei ole, olgem nüüd nagu normaalsed, on ja. Raimo ei ole loll. Kui sa oleksid loll ja mõtleks, et see, ma ei tea, kas siin on midagi kohvikus või midagi, ma lihtsalt panen raha, on ja siis olekski loll ja paneks siia raha. Aga Raimo ei ole loll ja kui ta tunneb ja usub sellesse kohvikusse, siis ta ongi toetanud seda. Kui juba praegu rääkisin nagu pikalt perest, on ja, aga ma räägin ka nüüd sellest, et minu perena, ma tunnen, et minu pere on ka minu klientuur. Ma olen istunud siin vahepeal ja mul on olnud neid nutuhetki,
et vähe rahvast või mis. Ja siis tulevad sisse inimesed, kes viskavad nagu mingit nalja maha või nad ütlevad midagi lahedat või et vabandust, ma panin korraks pausi peale, sest et ukse taha tuli meil hea sõber tuttav Urmas, kes aitab täna siis selle ühe köögiklaanikausi paika panna. Ma jäin meie klientide juurde, et just need kliendid, kes vahepeal tulevad, nad tulevad nii hea jutuga, nad tulevad nii hea poweriga, et ma lihtsalt ei suuda nagu olla see kurb või nagu umbes niimoodi. Et ja mis on väga südantsoojendav, on vaadata seda, et klientidest on välja kasvanud püsikliendid ja püsikliendid. Need tagasisided, mis öeldakse meile otse näkku, mis jäetakse siin koha peal, meil on purgike siin tagasiside jaoks ja mis jäetakse internetis. Need on hea lugeda. Need on tõsiselt hea lugeda ja ma tunnen nendel hetkedel, et ma teen ju õiget asja siis. Sest et ma ei usu iialgi, et kõik see üle 1000 inimese, kes jälgivad meid või siis need mitmed kommentaarid, et nende tagasi saavad inimesed on valelikud. Et umbes, tulen söön paska, aga teen hea näo, oi kui hea söök. Ja ma tänan ka neid inimesi, kes on jätnud meile oma negatiivse nagu tagasiside. See on minule õppimise koht. Ma ei hakka kunagi küll tegema seda, et nüüd iga inimese nii-öelda pilli järgi tantsima, sest siis ma ei ole enam mina ise. Kui sa tunned, et burgeris on vähem ketšupit, meil on ketšupi pudel tegelikult olemas, alati on võimalik tulla ja küsida vähema mingi kastmega asju, rohkemaga asju. Urmas lubas, et ta teeb vaikselt. Aga okei. Ühesõnaga, ma tänan teid, tänan. Just teie, kõik inimesed olete teinud aastast 2025 selle, mis ta oli. Täna võin julgelt öelda, ma olen õnnelik, ma olen tänulik. Vabandust, õnnest ja tänust rääkides mul jäi tänamata üks inimene, armas hingeke ja tema nimi on Aive. Just Aive tegi mind korda, et ta lihtsalt parandas mu ära. Fix it, öeldakse selle kohta. Ja nüüd tuleb jälle Fixitist rääkides. Ma olen tänulik ka ju meie Aleksandrile, kallikesele ju. Sest et tänu temale mul töötavad siin aparaadid, ilusti tahvelarvuti ja kõik, mis mul nagu vaja on. Ja tema ema loovutas meile siis letid, raoruumi, riiulid ja kapid. Ma loodan, et ma sain nüüd ühele poole nimedega. Kui sa tunned, ma unustasin sind ära, siis päriselt, kas ei ole mul meelega tehtud. Sest et ma ei teeks seda kunagi meelega. Ma olen kõigile väga-väga tänulik. Ma olen meeletult tänulik. Ja tuli nimi Merike, Kullavälis Merike. Tänu temale on meil alati puhtad nõud firmast võtta. Ma ei teagi, ma väga, tegelikult see video juba on pikk, ma tahtsin ütelda, et ma väga pikaks seda videot ei venita, aga nüüd ma lõpetan selle videoga. Ma soovin teile aastasse 2026 hästi palju armastust, meeletuid maitseelamusi ja kohtume. Kirjutage, joonistage meile, kui teil on mure, andke teada ja olge üksteise vastu sõbralikud. Kui te midagi kirjutate kuskile, natukene mõelge. Sest üks kohvik, mis siin nüüd suve lõpu poole avati, ma vahepeal loen selle kommentaare ja tead, ma olen istunud ja nutnud.
et kus kohas see inimeste see õelus tuleb. Et ärge olge õelad. Mõelge alati niimoodi. Alati kõik, mida ma teen, see tuleb mulle kuidagimoodi ringiga tagasi. Aga kas ma tahan seda? Kas ma päriselt tahan seda? Aga olgu teile. Ma hingest tunnen, et ma tahan teid praegu kallistada ja ma saadan teile hästi palju armastust. Armastuse aastasse 2026. Te olete mu kallid.